Kõneletes siin juba subist, meil on sellel oksjonil väljas ka üks subi tuntud ja oluline teos, kus ta siis kujutab endale isikupärasel moel akti ja nimetab selle pildi kuidagi suunaga lääne poole vaatavaks. aastal, kui me ei eksi, ja see töö ka läände jõudis ja nüüd jõuab ringiga tagasi Eestisse peale 30 aastast ootust. Modell katab oma näo seal kätega, kui nüüd tõstab käed näo ette. See oli üks nüüd motiiv, mida subi just 90-ndatel hakkas kasutama, et sageli modellid seal varjavad või oma nägu või siis tõstavad käed näo ette. Aga mida subi siin liidab, on siis see abstraktse maali võimalused erinevate geomeetriliste vormidega taustal ja see on ka lähenemine, mis subi jaoks tollel hetkel oli veel üpris värske, umbes 10 aastat oli ta abstraktionismiga katsetanud ja proovinud. Ja kuigi 90-ndate algus oli vanema põlve kunstnikele väga keeruline, nad pudenesid kunstimaailma huviorbiidist ja nii edasi, siis subi ei lasknud küll mitte kuidagi kõigutada sellest, mis väljaspool maailma juhtus. Tema maalis samasmoodi süvenenult, ei teinud mitte mingit hinnaalandust, pigem esitas endale järjest kõrgemaid nõudmisi, kuidas maalida, mida maalida. Ja see veendumus, et maalikunst on oluline, see veendumus, et see, kuidas ma maalin, need väärtused, ennekõike värv, on olulised, need tulevad ka selles töös väga selgelt esile.